Te kuulate Luigeseid uudiseid, kus uudiseid TikTokist ning mujalt maailmast toob teeni Randar Luik. Randar Luik! Tere õhtust, kallid kuulajad! Täna on reede ning 6. september. Loodame, et nädalavahetus tuleb TikToki maastikul põnev ning et tuleb palju uudiseid, mida teile siin õhtuti ette lugeda. Soovime teile mõnusat märjukese nautimist ning et pidutsemine oleks rahakotile siiski kergemapoolsem. Häädemeeste kunagise hüdrovooliku rünnaku ohvriks langenud kaunitar ning tuntud angerjavaras Kaja Linkmann on omadega otsapidi Tartusse jõudnud. Tõhela vallavalitsuse hoone tagant aastaid tagasi välja kaevatud iidsete ennustuskivide pealt lugesid arheoloogid välja, et 3. maailmasõda ning sellega kaasneb tuumasõda, mis lõpetab maailma, algab sellest, kus lapsepilastaja Viljandist ning ülekaalus angerjavaras kokku saavad ning viinapitsid esmakordselt kokku löövad. Teadlastel on hirm, et iidsed ennustuskivid kirjeldavad just Kala Linkmanni ning Kristjan Uibot. Kaja on ohtlikkuse raadiuses Kristjan Uibole hetkel. Nimelt on Kala Linkmann linnulennult Uibost 600 meetri kaugusel. Kas täna on maailma lõpu algus? Rääkides põnevatest kokkusaamistest, siis teadagi on Mihkel Alex Unt tagasi Triinu juures. Eile õhtuses otseülekandes Triin Essi ning TikToki Luige vahel oli aga Triin Essil ning Nikital mingisuguseid salajasi vestlusi. Triin Ess helistas Nikitale otseülekande ajal ning Nikita mainis otseülekandes lause, et võib-olla aitab teda viidates siis Triin Essile. Kurvastusega teavitame, et tänaseks ei ole veel selge, et mis salajuttude teemaks oli, kuid Luigeste uudiste meeskond teeb usinasti tööd, et välja uurida, mis siis noorte armukolmnurga vahel täpselt toimub ning kes keda armastab. Armunetest rääkides, vanad sõbrad Jaak Vahtra ning Alksitaksi tegid koos tänaseks plaanid, aga Jaak Vahtra, kuigi võttis sihi ette Tallinna suunas, et Alksitaksiga kokku saada, sai ootamatu pöörde. Jaak sai kokku Mihkel Alex Undiga. Levib video siis, kuidas Jaak ning Saunamaja telesaate eelmise hooaja võitja Mihkel Alex Unt istuvad koos pargipingil ning Jaak ütleb kaamerasse, et lõpuks oleme koos. Tundub, et õhtu tuleb poistel põnev. Jaak Vahtra nendib ka, et tema jääb kindlasti kaineks, sest ta teab, muidu läheb olukord käest ära. Seda me ei taha ometi, Jaak. Jõudu ja jaksu, aga kas Jaak täna ka kaineks suudab jääda purjus TikToki staaride kõrval, seda me tõesti ei tea. Armastatud TikTokita Roxana on parasjagu haiglas ning jutud räägivad, et läheb sünnitamiseks. Kuigi 100% selge pole, kas sünnitamiseks veel täna läheb, siis sellest pole hullu midagi, sest ka teadaolevalt ei ole veel 100% täiesti kindel, kes ka lapse isa on. 19-aastase Oksana praegune jutumärkides poissõber on 40-aastane Oksana siis haiglast ning trussik kodust. Ning chati põhiküsimus oli, et kas mees jääb Oksanaga ka siis, kui tuleb välja, et see mees ei ole selle lapse isa. Elame näeme, ütleb Luigeste uudiste tiim ning soovime Oksanale ning tulevasele pisipõnnile tugevat tervist. Need olid Luigesed uudised ning mina tänan.